Tunnustava juhtimise koolitus on koolitus juhile, kes tahab muutuda, ma ütleks, juhist liidriks. Juhi ja liidri vahe on selles, et juht tegeleb asjade korraldamisega. Juht on keegi, kes on pandud mingile positsioonile, kellele on antud teatud mõttes võim, kellele on antud tööülesanded, kellele on antud eesmärgid, mille ta peab siis saavutama. Liider on aga keegi, kes tegelikult teadlikult kaasab teisi inimesi, jõustab teisi inimesi, aitab teistel inimestel töötada selle ühise eesmärgi nimel. Ehk siis ta on keegi, kellele tema inimesed vaatavad natukene alt ülesse või vaatavad natukene sellise huvi ja vaimustusega, et juht ehk siis liider on ise mingisugusest ülesandest vaimustunud ja ta kasutab endast kõik oleneva selleks, et aidata neid inimesi, keda ta oma meeskonnaks või osakonnaks või kogu organisatsiooniks nimetab, et aitab nendel koos temaga selle ühise eesmärgi saavutada. Et ta ei ole lihtsalt asjaajaja või asjade korraldaja, vaid ta on tõesti inimene, kes tunneb vastutust ka nende inimeste eest, kellega koos ta seda eesmärki saavutab. Tunnustava juhtimise koolitusel me jagamegi juhi rolli väga-väga selgelt kaheks. On niinimetatud protsesside juhtimine ja on inimeste juhtimine. Protsesside juhtimise me paneme kõrvale ja kogu aur, kogu tähelepanu läheb inimeste juhtimisele. Me tegeleme nende teemadega, mida saab juht oma igapäevatöös ära teha selleks, et inimesed oleksid motiveeritud, et neil oleks oma töö vastu huvi, et nad teaksid täpselt, mida nendelt oodatakse, et nad saaks oma panuse eest vääriliselt tähelepanu, vääriliselt tunnustust. Et nad tunneksid, et meil kui meeskonnal on kultuur, meil on mingisugused ühised väärtused, mida me kanname. Meil on üksteise vastu usaldus, sest me teame, et me oleme kõik siin ühe ja sama asja nimel väljas. Juhi ülesanne on kaotada ära või vähendada vähemalt individualismi meeskonnas. Et meeskonnaliikmed ei tunneks, et teised käivad siin mingid oma asja tegemas. Oma huvide nimel on nad väljas. Nad teevad neid asju, mis neile kasulik või neile mugav on. Vaid, et meeskonnakultuur oleks selline, kus kõik tunnevad, et meil on ühine eesmärk. Kõik pingutavad ühise eesmärgi nimel rohkem kui oma isiklike eesmärkide nimel ja kõik on valmis selle ühise eesmärgi saavutamise eest ka vastutama. Koolitus on hästi-hästi praktiline. Jällegi, see päev või päevad on jagatud niimoodi kahte suurde plokki. Esimene osa on sellisest üldisest juhtimise paradigmast. Et just tekiks see arusaamine, mis on erinevus ühe juhi ja ühe liidri vahel. Et tekiks arusaamine, et miks tänases ärimaailmas töötajate pühendumus on nii madal. Näiteks 2015. aastal oli Eesti töötajate pühendumus ainult 7%. 7% inimesi ütles, et neile meeldib see töö. Nad tulevad hea tundega tööle, see on hea töö. Ehk siis me tegeleme selle taustaga natuke. Et kus on see pudelikael? Miks inimesed ei ole motiveeritud? Miks nad ei ole huvitatud meeskondlike eesmärkide nimel pingutamas? Miks nad ei ole osavõtlikud? Miks nad ei ole aktiivsed? Et kus kohas on need probleemid? Sageli juhid kipuvad arvama, et probleemid on kahtlemata töötajates. Sest töötajad on võib-olla laisad, nad ei taha oma tööd teha, nad ei ole motiveeritud, sest nad ei saa piisavat palka, kõik sellised normaalsed põhjused. Aga me vaatamegi, et mis on tegelikult need põhjused ja üheskoos me tegelikult selle esimesel poolel avastamegi, kui palju on juhtidel võimalus ära teha enda poolt 0 eelarvega. Et töötajatel oleks rohkem motivatsiooni, et neil oleks huvi selle kõige vastu, et neil oleks huvi meeskonna vastu, et neil oleks huvi selle vastu, et oma juhti aidata ja toetada, et neil oleks huvi aktiivselt osa võtta, oma ideid välja pakkuda, kõige sellega. Ja päeva teine pool on hästi-hästi praktiline. Igal juhil on töövihik, ta töötab oma tiimi kontekstis, ainult tema otsealluvuses olevad inimesed. Ehk siis
ta peab arusaamine tekkima, kuidas moodi neid inimesi, kes teda enda juhiks peavad, kuidas neid inimesi motiveerida ja läbi väga-väga konkreetsete praktiliste ülesannete, praktiliste harjutuste. Iga juht analüüsib, hindab iseennast, teeb harjutusi, saab tõdemusi, mis tema osakonnas täna toimub, kus kohas on tema inimesed hetkel mingisuguse teema valguses ja sealt siis edasi. Ja päeva lõpus igale juhile tegelikult jääb 5-6 kodust ülesannet. Väga-väga konkreetsed harjutused, mida ta saab koolituselt lahkudes hakata praktiseerima. Et see koolitus ei jääks lihtsalt üheks teadmiseks, mis kuhugi intellektuaalselt omaks võetakse, okei, hea teada, et see kõik nii on. Vaid see annab väga-väga konkreetse praktilise ülesannete pagasi, mõtleks lausa tööriistakasti, millega juht saab minna ja edasi töötada. Selline peamine meetod on tegelikult kohtuniku meetod. See on meetod, kus me asetame juhi ehk siis liidri oma meeskonna keskmesse nagu kohtunik, kes jälgib, et seda mängu, mida seal mängitakse, ükskõik kas see on teenindusmäng, on see tootmismäng, on see mingi ametiasutuse mäng, iga meeskond mängib teatud mõttes mingit mängu. Ja juhi roll on vaadata seda, et seda mängu mängitaks niinimetatud reeglite kohaselt, mis siis ärimaailmas tähendab, et mängitakse väärtuste kohaselt, et peetakse kinni ühistest väärtustest, peetakse kinni missioonist, miks tegelikult see organisatsioon on loodud, miks meil tegelikult selline meeskond on, peetakse kinni visioonist, kuhu me kõik koos liigume. See on esimene tasand. Teine tasand on töötaja tasand. Juhi ehk siis liidri ehk siis kohtuniku roll on jälgida, et kõikide inimeste sisemine motivatsioon oleks tagatud. Et inimesed ei käiks ainult siin raha pärast palka teenimas, aga et nad tunneksid, et siin on midagi veel. Ma saan lisaks palgale midagi veel. Ja me vaatamegi, mis on need midagi veel, mis on need sisemised motivaatorid, mis tegelikult inimesi sisemiselt puudutavad. Ja kõige keskmes on siis juht ehk siis kohtunik ise. Seal juht saab üle 50 väga-väga konkreetse harjutuse või juhtimisvõtte, mida ta saaks igapäevaselt kasutada. Kõigepealt ta hindab ära, kui palju ta neid hetkel kasutab ja siis ta valib nende hulgast algul kõigest 3-5 asja, mida ta võiks hakata praktiseerima. Ehk siis see kohtuniku mudel on meetod, mis muudab juhtimise ühelt poolt väga-väga praktiliseks, aga ta annab sellise tervikliku ülevaate 3 tasandist, mis on igale liidrile vajalik. See on meeskonna sisekultuuri tasand, see on töötajate tasand ehk siis nende sisemise motivatsiooni tasand ja see on juhi tasand.